tugevad orkaanid. Jaapani ja Hiina müres on nad taifuunid ja seal Filipiinide kandis, aga Austraaliast natuke põhja poole ja seal India ookeanis on nad tugevad troopilised tsüklonid, nii et seal on erinevad nimetused, nii et kui te näete mitmesuguseid nimetusi, siis on see tegelikult kõik üks ja sama, nii et nende nimed ainult erinevad. Nii, ja revideeriti ka neid Euroopa kuumusrekordeid, nii et millegipärast ma seda tõesti ei tea, miks on Euroopa uus kuumusrekord on 48,0, mitte 50 kraadi 0, nii et huvitav kumbel 2 kraadi tõmmati seda maha võrreldes selle vana näitajaga, aga see oli ka täpselt samuti palju aastaid. Nii, ja siin on, kui te mäletate, 2010. aastal, see oli 8. augustil, käis siit üle üks väga tugev äikesepuhang, mis kõige rohkem pahandust tegi Väike-Maarjas, kus ta viis ära selle kirikutorni ja sellest põhja pool purustas ta palju metsa. Vaat see oli spetsiaalne niisugune eriline äikesetorm, mida kutsutakse meteoroloogide seas derecho. Derecho tähendab hispaania keeles on sirgjooneline. Vaat seda, praegu on ka nimetatud teda hiidpagiks. Asi on selles, et mitmesaja kilomeetri ulatuses, meil oli paarisaja kilomeetri ulatuses, selline äikese joon oli täiesti niisugune, sirgjooneline läks kella 7 ajal, ma vaatasin Tartust radariekraanilt, et midagi hullu tuleb ja ta tuli hästi kiiresti, ma mõtlesin, kas jõuab veel ujumas ära käia, ei jõudnud midagi, sest kohe tunni aja pärast hakkasid oksad lendama akna taga ja see tuli siis väga kiiresti, kella 9 ajal olid juba Soome lahel. Nii et enne seda ta tekitas siis suuri purustusi seal Väike-Maarjas ja seda mõõdeti tuulepuhanguid 35 meetrit sekundis, 36 meetrit sekundis. Nii et, aga Vaindlu saarel mõõtis üks piirivalvur, mõõtis 56 meetrit sekundis ja ütles, et siis andis see mõõteseade andis otsad, eks ole. Ja hakati seda uurima, eks ole, et tegelikult oli midagi tõepoolest juhtuda, aga seda tõepoolest näitas 56, seda ei tea, eks ole, nii et ta uueks rekordiks kuidagi ei saanud pidada, nii et siin oli nagu mingisugune doping, eks ole, nii et ärge seal pildistage. No jah. Nii, aga nüüd me tõepoolest ei tea, mis meid ees ootab, nii et me võime rääkida, me rääkisime praegu ainult ilmanähtustest, eks ole, ja kliima on teisiti väga põnev koht ja me ei tea kunagi, mis meid ees ootab, kas meid tulevikus ootab, kas me kõrbeme või siis uppume, nii et see on juba hoopis teine teema, mis ei ole ta sugugi meie teema. Ja nii et on praegu veel aega küll veel küsimuste vastata veel, nii et hea meelega vastan teie küsimustele.